Eluallikas. Muistses ja auväärses ajas õnnistatud Midgardi maal, viljakas vanas maas, iidse ja võimsa Aasia piirkonnas, mis ulatus idas Repimägedest ja laienes Haria merest kaugemale ning külmast merest kuni Aaria maani, suurte Himaalaja mägedeni. Seal elas 4 suurt aaside suguvõsa, iidsete valgusjumalate järeltulijad, 4 suurt rasi. Suured ja tarkade aasid hakkasid rändama Aasiasse pühasest Aaria maast muistses ja auväärses ajas ning asusid elama selles viljakas vanas maas alates heaolu algusest, kui meie suured esivanemad nägid öötaevas 3 kuu. Muisted aasid nimetasid seda maad maaks, aasade suguvõsade maaks. Paljud aaside suguvõsad tulid sellesse Aasia maasse, kus meie päike ei tahtnud puhkusele minna, et näha jumalate hea tegusid ja nende järeltulijate loomist Midgardi maal. Paljud tarkade aaside suguvõsad tulid viljakasse Aasia maasse, kus päike ei tahtnud puhkusele minna, et näha head tegusid Midgardi maal. Alguses asusid paljud aaside suguvõsad elama Tishai iri ääres, mis voolas põhja suunas suure Aaria maal. Ainult, et näha kõigi valgusjumalate head tegusid ja nende kaunite järeltulijate loomist viljakal Midgardi maal. Alguses asusid paljud aaside elama Tishai iri ääres, õnnistatud Midgardi põhja Aaria maale. Taevane iri kaunistas puhast Svarogat, ei laskunud taevadelt iri mägedele suures Aasias. Sest Maine iri oli taevase iriosa, tuntud ka kui Perunitee või Piimajõgi kiseikallastega. Kaunis taevane iri, mis kaunistas puhast Svarogat. Taevane iri, elujõuallikas, voolas läbi Midgardi maa, täites selle aaside armuga. Seda nimetati Valgeveemereks. Ta kandis endas kogu Midgardmaa kõige puhtama svargi eluandvat jõudu, täites iidsete ja tarkade ässade püha maa armuga ning klanni inimesed nimetasid teda õigustatult puhtaks eluallikaks. Taevase puhtuse tõttu suure Tishai iri vetes nimetati see Valgeveemereks. Vana rääkis meile sellist sõna: Valgeveemere ääres, pühas maas, Aboses, voolas lai iri rikkalik, suundudes Aaria poole. Vanav Seslav rääkis meile selle sõna. Nagu kodumaal Valgeveemere ääres, pühas maas, Aboses, voolas lai iri, rikkalikult voolates Aaria poole. Irimägedest rändas ta oma teed, tuhandete verstide kaudu Simise mere suunas. Ta voolas läbi metsi ja salu, toites väikeseid ojakesi allikaid. Palju teadis ta oma teel. Nägi kaunitari Midgardi maal. Hoidis soojust selges päikeses. Andis seda auväärsetele rasi. Aga suurtes ja kuulsates pühades ja õnnistatud Bielovodjas puhta eluallika kõrval asusid veelgi võimsamad allikad, mis andsid suuri elujõude. Ja tarkad rasirahvas nimetas neid elu suurimateks allikateks. Need ammendamatud elujõu allikad olid rasi jaoks nende esivanemate iidne usk ja salajane elujõu allikas. See iidne usk esivanematest toetas kõiki võimsaid ja kuulsate rasi suguharusid rasketel ja karmidel aegadel. See iidne usk esivanematest hõlmas kõiki eluaspekte kõigi iidsete suguvõsade ja kõrge taevase rassi järeltulijate seas. Sealt nad ammutasid pidevalt iidset tarkust ja suurt jõudu oma loovate tegude jaoks. Iidse uskumuse kohaselt leidsid rasi suguharude esindajad vastused. Räägiti, et sõna elujõu allikast jõudis kaugetesse aegadesse, kui rassipojad kogunesid. Enne pidustusi tulid nad pühakodadesse, et tänada hea suve eest.
see sõna elujõu allikast jõudis kaugematesse aegadesse, kui pidustuste ajal Vantakardi irisel kogunesid rassipojad ja taevase rassi järeltulijad tulid igast nurgast. Enne pidustuste algust tulid nad kõik suguharu kapide ja jumalate pühakodadesse ja tõid veretuks ohvriks Jumal Roda suguharu jumalatele ja taevajumalatele, et tänada hea suve eest. Siis olid Bielovodjas ja Rossenis viljakad ajad, kus rassipojad elasid ja töötasid. Ja enne suure pidustuse algust tulid kõik nad suguharu kapite ja kõigi heade jumalate pühakodadesse ning tõid veretuks ohvriks. Heale ja pühalikule Jumal Roda oma heade suguharu jumalatele ja kõigile taevajumalatele, et tänada veel ühe hea ja saagika suve eest. Siis olid kõikjal Bielovodjas ja Rossenis väga viljakad ajad, kus targad suure rassipojad elasid ja töötasid. Kõik taevajumalad ja emaloodus andsid heldelt oma järeltulijatele. Suur headus ja kaitse kõigile elavatele tuleb heldest Jumal Roda käest, arvasid Vendegradi irisel elavad inimesed ja nad austasid teda rohkem kui teisi taevajumalaid, korraldades tema auks pidustusi. Nendel pidustustel tulid Urmanite maades ja eremite kohtades targad vanad jutustajad, et jagada iidse targust. Nendel rõõmsatel aegadel kogunes rahvast rassi suguharudest, et kuulata Wolf Rattimira, keda kutsuti ööbikuks tema laulva hääle tõttu. Ja tulid need suured pidustused kõigilt Urmanite maadel ja eremite kohtades targad vanad jutustajad, et jagada iidset tarkust, mida nende suguharud olid säilitanud läbi paljude rasipõlvkondade. Nendel rõõmsatel aegadel kogunes suur hulk rahvast rasi suguharudes, et kuulata Wolf Rattimira. Rattimir teadis kõike, mis oli seotud iidsete lugudega. Ja nendel rõõmsatel ja õnnelikel, õnnistatud ja mälestusväärsetel aegadel kogunes suur hulk rahvast kaugetest ja lähedastest rasi suguharudest, et kuulata laulevatesse lugudesse kuulsat ja tarkade Wolf Rattimira, keda kutsuti ööbikuks tema laulva hääle tõttu. Rattimiri rääkis kõigile inimestele, kes olid kogunenud iidseid, kuulsate, tarku ja kauneid lugusid.